Tervitus kõigile kalastushuvilistele. On aasta 2025 ja 18 jaanuar. Jääle ei ole veel see talv saanud ja nohtet ei saagi. Sellest pole selles mõttes hullu, et 1. veebruarist võib hakata forelli püüdma. Miks ma täna siin jõe ääres olen, on see, et tihtipeale sellise suure veega Lõuna-Eesti nirede peal saavad mõned vikerforellid kasvandustest minema ja siis ma tulin vaatama, kontrollima, et mis olukord on. Aga kala ma veel saanud ei ole ja päev hakkab lõpule jõudma, aga siis räägiks üle mõned jõeforelli põhitõed, vähemalt minu jaoks kevadised talvised põhitõed, et mis nagu eduka püügi juures olulised on, et võib-olla alustame kõige tähtsamast asjast, püksid, et praegu mul ei ole küll kõige paremad püksid talve mõttes jalas, et need on Norfini kummikuga kahlakad, mis on minu põhipüügipüksid viimasel ajal. Pärast tööd ja suvisel ajal teen selliseid õhtusid lühemaid käike, siis on jube mugav, paned jalga, võtad jalast ära kiiresti. Et just mugavuse mõttes on need täitsa super püksid, aga talvel üldiselt ma kasutan tegelikult ikkagi sokk-kahlakaid, et jalad on soki sees, selle neopreensoki sees ikkagi hulka soojamad ja kummik on ka ikkagi libe siin jää peal koperdamiseks. Et teine asi, mis kindlasti on siis kahlamisjope. Selle jopega ma ütlen ausalt, olen ilgelt rahul, et mul on olnud nii Orvise, Patagoonia, Skerra kui igasuguseid jopesid, aga see on pika puuga kõigist üle, et on soojendustaskud, suured landitaskud, pritsmikindlad taskud, peab vett ja on tugevast materjalist, et Eestis kipuvad need õhemad asjad nagu katki minema ja igasuguseid klõpse ja kahvakinnitused, vahendid, asjad kõik on olemas ja kapuuts on normaalselt tehtud, ei tule peast ära ja saab seda, on tugevdatud servaga ja ütleme niimoodi, et kõik, mis on ühe hea kahlamisjope puhul vajalik, on siin nagu õigesti tehtud, et väga soojalt soovitan. Järgmiseks asjaks siis püügivahendid ise, et nagu ma varasemalt rääkinud olen, siis mina olen liikunud oluliselt pikemate ritvade juurde, kui ma alguses alustasin. Alustasin 1,8 ja siis 2,1 ritvadega, et siiamaani kasutan neid aga madala veega vastuvoolu jões siis kahlates. Aga enamus aega on mul siis kasutuses Anira Stream 10, 2,7 meetrit pikk. Ja miks see oluline on kevadel just eriti on see, et esiteks ei taha siia jõele väga ligidale minna, et sa saad nagu landiga tööd teha ja mängitada natuke kaldaservast kaugemalt. Võib-olla siin kopraaugud, võib-olla seda teinekord ei ole seda jõeserva üldse näha, et mida kaugemal sa oled, seda parem. Igasugused jääservad on sellised asjad, mis kipuvad, sinna jääb lant taha kinni, lõhub nööri ja nii edasi. Et pikem ritv annab oluliselt palju nagu mänguruumi ja püügivõimalusi ja mugavusi juurde ja arusaadaval põhjustel ei taha talvel või kevadises suurvee ajal keegi nagu jõkke kukkuda, et tõsiselt soovitan kevadel, talvel püüda pikema ritvaga, isegi kuni 3 meetrisega. Järgmine asi, mis siis on minu jaoks üllatav, talvel üldiselt püütakse tamiiliga, sest nöör kipub jäätuma ja katki minema, siis tegelikult nüüd ma olen püüdnud juba 3 talve selle roosa Lucky Johni forelli nööriga, Air ja Trout seeria. Ja kuni 8-9 kraadi külma olen püüdnud täiesti edukalt ja katki ei ole läinud. Eks ta kinni ikka natukene jäätub, aga kui sa aktiivselt püüad loobid, siis ta püsib nagu käigus. Ja ta peab just 4-kiuline olema, et 8-kiulised jääd eriti ei kannata. Ja mis 4-kiulist puhul veel nagu suureks plussiks on, et ta on nii palju kare, et ta sööb neid jäätuvaid rõngaid ise lahti, et sa ei pea määrima, kes ei tea, siis hästi tihti määritakse talvel rõngad mingi silikonõli või asjaga kokku, et kipuvad kinni külmuma. Et see 4-kiuline nöör on piisavalt kare, et ta nagu puhastab ise kuidagi selle rõnga ära ja jube mugav on püüda, et tundlikkus on olemas ja kinni külmu ja lennukaugust muidugi ei anna võrrelda 8-kiulistega ja heade tamiilidega, aga see ei ole ka nagu peamine. Ja fluorokarbon lips on mul muidugi vahel on ja alati aasta läbi. Kes oskab öelda, kas nüüd forell võtab selle pärast paremini või mitte, aga nii mõnegi haugisuust on lant ära pääsenud tänu fluorole.
rulliks on mul siis Lucky Johni üks ägedamaid Macora Spin 8, mis on siis põhimõtteliselt Ryobi toodang oma hinnaklassi kohta. Ikka väga hea ketas, et siiamaani ei ole mind alt vedanud. Mõnus kerge ka. Ja landiks siis sellise suurvee ajal kasutan enamasti üks valget või roosat. Siin on siis Pasara 70 SB ehk siis suspending Pasara. Magnetsüsteemiga lendab ilgelt kaugele, tavaliselt rohkem kui vaja on ja kuskil üle kalda puu külge kinni. Et valged toonid, oranž kindlasti, roosa, sellise kergelt pruunise sogase vee sees ja suspending kindlasti, et kerid alla ära, teed pausi, et siis ta jääb selle sügavuse peale hoidma, et ei hakka üles tulema. Talvel on kala siuke ettevaatlikum ja tahab teinekord hästi aeglaselt liigutamist ja pikemaid pause. Ridva osas veel, et mis nüüd tuli meelde, on ka see, et ma hästi tihti püüan talvel just allavoolu, et saaks rahulikumalt kerida, et see vool mängitab ka natukene lanti kaasa ja lant püsib nagu pikemalt ühe koha peal või liigub aeglasemalt, aga samas liigutab ennast. Et sellisel juhul ka on hea, kui sul on pikev ritt, et sa saad ennast hoida kuskile puu taha varju või mingi kuusekase taha nagu natukene varju, et sa ei pea selle 1,8 meetriga siin jõkke kukkumise ääre peal ennast forellile näitama, et võta pikem ritt 2,7-3 meetrit ja üpris kindlasti just suuremaid kalu on lootust rohkem kätte saada. Ma olen selles nagu täiesti veendunud ja seda on ka elu tõestanud. Päikseprillid kindlasti täna silmaga oleks nüüd kaasa võtta, polaroidid. Ega rohkem ei olegi, et põhiasi on käia ja talvel on see püük nagu ta on, et kogenumad mehed saavad rohkem, sest talvel kala hoiab rohkem parve, punti on kindlates kohtades, aga kes otsib, see leiab, et püüab, see saab, aga muud ei olegi.